Täna loeme edasi 2. Korintuse kirja, 2. osa ja 5. peatüki lõpust. Meie oleme nüüd Kristuse käskjalad, otse kui Jumal ise julgustaks meie kaudu. Me palume Kristuse asemel, andke endid lepitada Jumalaga. Ta on teinud patuks meie asemel selle, kes patust midagi ei teadnud, et meie saaksime Jumala õiguseks tema sees. Aga olles kaasabilised, me manitsemegi teid, et te Jumala armu ilmaasjata vastu ei võtaks. Ta ütleb, ma olen sind kuulnud soodsal ajal ja aidanud sind päästepäeval. Ennäe, nüüd on ülisoodusaeg. Ennäe, nüüd on päästepäev. Me ei anna mitte milleski põhjust komistamiseks, et seda ametit ei laimataks, vaid näitame end Jumala abilistena kõiges. Jumala abilistena kõiges. Halleluuja. Suures kannatlikkuses, ahistustes, hädades, kitsikustes, hoopide all, vangis, mässudes, vaevanägemistes, valvamistes, paastumistes, puhtuses, tunnetuses, pikameelsuses, helduses, pühas vaimus, siiras armastuses. Tõe sõnas, Jumala väes, õiguse relvadega paremas ja vasakus käes, aus ja häbis, laituse all ja kiituse all, kui eksitajad ja siiski tõe rääkijad, kui tundmatud, ent ometi tuntud, kui surijad ja näe, me elame, kui karistatud, aga mitte surmatud, kui kurvad, aga ikka rõõmsad, kui vaesed, kes siiski paljusid rikkaks teevad, kui need, kellel ei ole midagi ja kelle päralt on kõik. Halleluuja, amen. Hoiatus võõraikke eest. Ärge hakake vedama võõrasikkes koos uskmatutega, mis ühist on õigusel ja ülekohtul või mis osadust valgusel, pimedusel riigiga. Või kuidas sobib Jumala tempel kokku ebajumalatega? Meie oleme ju elava Jumala tempel. Nõnda nagu Jumal on öelnud, ma tahan nende seas elada ja käia ja olla nende Jumal ja nemad on minu rahvas. Sellepärast minge ära nende keskelt ja eralduge neist, ütleb Issand. Ja ärge puudutage ebapuhast, siis ma võtan teid vastu ja olen teile isaks. Ja teie olete mulle poegadeks ja tütardeks, ütleb kõige väeline Issand.